Äripäevaraadio. Sisuturundussaade. Tere, head Äripäevaraadio kuulajad! Alanud on sisuturundussaade, kus me räägime tööriietest. Räägime sellest, millist rolli see tervise, turvalisuse ja ka näiteks kestvuse juures mängib just õigesti valitud tööriided ja ka jalanõud. Ja me kuuleme täna ka spetsialistilt soovitusi, kuidas neid valida tasuks, mida tasuks silmas pidada. Ja saates on külas tööriistade ja masinate müügi- ja teenindusettevõttest Stokker tootejuht Egert Pedastsaar. Tere! Tervist! Ja mina olen saatejuht Mai Kroonmäe. Stokkeri tootevalikusse siis muu hulgas kuuluvad ka tööriided ja tööjalanõud ja seal on siis maskid, erinevad kaitsed, vestid, termopesu, saapad, vihmariided ja nii edasi ja nii edasi. See nimekiri võiks päris pikalt siin jätkuda. Ma saan täiesti aru kaitseriietuse vajalikkusest. See võib äärmuslikul juhul hoida ära mingisugused fataalsed juhtumid, aga võib ju mõelda ka, et bluus on bluus ja püksid on püksid. Miks tasub siis pead vaevata sellega, et tööriietus oleks korrektne ja õige? Tööriiete eesmärk tegelikult on ühelt poolt kaitsta töötajat ja teiselt poolt teha ka töö tegemine kiiremaks ja tõhusamaks ja ka mugavamaks. Et kui vaadata tööandja seisukohalt, siis kõik tööandjad peaksid tegema oma ettevõttes riskianalüüsi, et hindamaks, millised on võimalikud ohutegurid. Kui need ohud on tuvastatud, siis selle läbi ka tegelikult siis leidma lahendused või kuidas neid riske maandada. Töötaja seisukohalt jällegi töötaja peaks mõtlema, et kuidas ta saab ennast ise hoida, kas ta teeb õigeid töövõtteid ja kas ta ka kasutab tööandja poolt antud tööriideid, tööjalatseid ja ka isikukaitsevahendeid. Et võiks nagu mõelda, et õnnetuse hüüa tulles, et hiljem, kui on vigastus, siis neid kaitsevahendeid lisada on hilja, et tasub olla tark ja ennetada. Kas võib nii mõelda ka, et tööandja jaoks on odavam investeerida kohe õigesse kaitseriietusse ja oma töötajale see siis tagada, kui siis maksta kinni erinevaid kulutusi, mis kaasnevad sellega, et töötaja näiteks on haigestunud ja nii edasi ja nii edasi? Kindlasti. Kindlasti aitavad õiged tööriided hoida töötaja tervist. Et näitena, et palju räägitakse kihilisest riietumisest ja kihiline riietumine on eriti selline laialt levinud matkatarvete poodides või ka spordipoodides, aga see laieneb automaatselt ka füüsilise töö tegijatele. Ehk siis kihilise riietumise all me mõtleme seda, et tuleks kanda õiget termopesu, tuleks kanda õiget vahekihti ja kanda õiget kaitsekihti. Ja miks see komplekt või see 3 kihi riietumine oluline on, õige termopesu tegelikult hoiab siis naha kuivana. Füüsilist tööd tehes me higistame ja oluline on, et nahk oleks kuiv. Et juhul, kui nahk on märg, siis keha jahtub liiga kiiresti. Et arvatakse, et või on kindlaks tehtud isegi kuni 20 korda kiiremini. Et on oht on külmetuda, kui inimene keha püsib märjana. Ehk siis kindlasti tuleb vältida puuvillaseid särke näiteks, et puuvillane särk, kui on läbi higistatud, siis ongi ta vastu keha märg ja külm. Et õige termopesu on selle vastu väga hea lahendus. Siis see vahekiht, selle roll on tegelikult hoida sooja. Et vahekihina võime mõelda, kas on fliisid, pusad, dressi, bluusid, tööjakid ka. Ja see, nagu juba see nimetus ütlebki, et aitab hoida sooja. Aga ta reeglina ei ole tuulekindel, vihmakindel ja kui on ilmastikulud erinevad, siis tuleb kanda ka veel kaitsekihti, ehk siis juba jopet, kas talvel talvejopet, muul ajal siis kevad-sügisjopet, võib ka softshell jakki kanda ja selle eesmärk on siis tegelikult ilmastiku sellest väliste mõjude eest kaitset pakkuda. Ehk siis need 2 esimest kihti võivad hooaegade üleselt olla samad, aga lihtsalt siis seda pealmist kihti vahetada? Tegelikult tuleks nende kihtidega võib-olla mängida aasta ringselt isegi. Jah, tõsi, talvejopet meil suvel vaja ei lähe, aga näiteks sügisel meil võib olla hommikul -kraadid, päeva peale juba +15, et igal juhul meil on vaja riideid vahetada ja kas siis riideid eemaldada või siis riideid lisada. Ma saan aru, et teil kindlat statistikat selle kohta ei ole, aga tunnetuslikult oskate pakkuda või öelda, mis suurusjärku võib jääda see
tööõnnetuste arv, mis võib olla tekitatud just sellest, et näed, ei ole õigeid töö- või kaitseriietusi töötajatel? Täpseid numbreid, tööõnnetuste numbreid ma ei oska välja tuua. Hinnanguliselt jääb aastas tegemata umbes 1,3 miljonit töötundi erinevate siis tööõnnetuste tõttu. Et paljud tööõnnetused ei ole ainult seotud siis ka nii-öelda kas siis tööriiete või jalatsite puudumisest, et võivad olla ka siis muud põhjused või muude kaitsevahendite puudumised või ka siis valed töövõtted ja nii edasi, aga tööõnnetusi esineb ja ka tegelikult tööriiete ja tööjalatsite eesmärk on vähendada tööõnnetusi. See on üks väga oluline funktsioon tööriietel ja näitena turvajalats, millel on siis reeglina turvanina ja naelatõke, kaitsebki töötajat juhusliku raskuse jalale kukkumise eest või siis naela otsa astumise eest. Eriti olulised on need siis näiteks kuskil ehitusel või tööstuses? Täpselt nii. Ehitusobjektid reeglina on kõrge riskiga, et seal esineb esemete kukkumist ja naelu tavapärasest rohkem. Et kindlasti tuleb siis kanda õige kaitseklassiga turvajalatseid. Tööstustes on võib-olla näiteks naelaoht väiksem ja võib-olla see turvajalats ei peagi olema naela kaitsega. Et sõltuvalt sellest riskianalüüsist tuleks siis valida õiged jalatsid ja kindlasti tasub ka mõelda, et kas turvajalats, mis valitakse, kas seda kantakse õues või siseruumides ja kas talvel või suvel. Et päris sellist universaalset jalatsit olemas ei ole või ta siis on töötajal liiga ebamugav. Et mõistlik on, et jalatseid on töötajal mitu paari. Suvel kindlasti õues töötada mugavam turvasandaalidega või siseruumides. Samas sügisel, kui juba sajab vihma, on mõistlik kanda siis turvakingi või turvasaapaid, mis on siis vähemalt vett hülgavad. Ja reeglina siis turvaklass on siis S3, et tasub see kirja panna. Märksõna turvaklass ja turvalisus üleüldse. Tegelikult on ju teatud ametite puhul see ka riiklikult reglementeeritud, milline see tase olema peaks, kas on õigus? Tegelikult on reguleeritud see selliselt, et see turvaklassi mõte aitab või lihtsustab siis turvajalatsi valikut. Ja kui ettevõte teeb turvaanalüüsi, siis selle põhjal ta otsustab, millised oleksid need õiged jalatsid. Ja ettevõte peab aru saama ka, et erinevatel töötajatel või erinevatel rollidel on erinevad riskid. Et keevitajal on riskid teistsugused, kui on näiteks laotöötajal. Et keevitaja, kes siis keevitab, siis on keevituspritsmed ja sädemed, et siis see jalats ja ka turvariietus peab pakkuma kaitset. Samas laotöötaja, tema roll on kas kaupa komplekteerida, kaupa ladustada ja seal ei ole selliseid nõudeid vaja. Et nendel on oluline hoopis siis, et oleksid näiteks turvajalatsid varvakaitsega. Aga mida täna tööriietuselt oodatakse? Kas te saate seda kuidagi kokku võtta? On see näiteks mugavus number 1? Tööriietelt oodatakse funktsionaalsust, et oleks siis erinevate võimalustega. Nad on nagu näitena tööpüksid, et ehitustel on tööpüksid tihti rohkete taskutega, et on palju taskuid, et on võimalik panna siis taskusse mitte ainult oma telefoni, aga ka erinevaid tööriistu või pisitarvikuid. Ja lisaks peetakse ehitustel olulisteks ripptaskuid. Ja ripptaskud võivad olla eemaldatavad ja juba kinni õmmeldud. Ehk siis ripptaskud on suure mahutavusega, kükitades nad nii-öelda kehast eemalduvad ja eriti head püksid, mille siis ripptaskud käivad küljest, on ka seetõttu, et tihtipeale on taskud kruve näiteks täis ja püks pestes eemaldatakse taskud. Et pestakse ainult püksed, taskud jäetakse siis nii-öelda kruvidega kapi peale. Funktsionaalsusest veel, tihtipeale on paljud tööd sellised, kus on vajalik põlvitada või pidevalt põlve peal viibida, et siis need püksid peavad olema siis esiteks suure kulumiskindlusega põlvekohtadest ja lisaks peab olema võimalik kinnitada või paigaldada sinna põlvepehmendused.
et jällegi hoida siis inimese või töötaja tervist. Funktsionaalsusest veel rääkides näiteks paljud võib-olla imestavad, et miks on tööpükstel paremal küljel või siis osadel tööpükstel paremal küljel üks väline nööp. See nööp on jällegi mõeldud ehitusnoa vutlari kinnitamiseks. Et on väga lihtne siis seda nuga endaga kaasas kanda ja vajadusel kasutada. Ja kindlasti on nüüd elu nii palju edasi läinud, et paljud tööriided on stretch-kangast, ehk siis venivad. Need võivad olla ka siis osaliselt stretch-kangast või on siis kahesuunalised või neljas suunas venivast stretch-kangast. Ja stretch-kanga võlu on see, et nad ei kisu, et on väga mugav liigutada. Iga ühe keha järgi vormub ise. Jah, täpselt. Ja paljud, kes on hakanud kandma, siis stretch-kangast tööpükse ütlevadki, et ülimugavad ja kasutavad neid ka vabal ajal, ka siis matkapükstena või siis ka koduste tööde tegemisel, et see stretch-kangas on tõesti ülimugav ja stretch-kanga puhul tasub küll ühte asja meeles pidada, et kui on näiteks vajadus kasutada ketsaslõikurit ja taaskord metallisädemed lendavad, siis stretch-kangas kardab sädemeid. Aga samamoodi tegelikult kardavad sädemeid ka muud tööriided, välja arvatud keevitajariided. Keevitajariided ongi mõeldud ikkagi sädemete kaitseks ja tõrjumiseks. Mugavuse peale mõeldes, mida mugavam tööriietus töötajal on, võib eeldada, et seda efektiivsem on ka töötaja töökohas. Kui tal on mugav, midagi ei häiri teda, saab rahulikult keskenduda töö tegemisele, mitte sellele, et siit kisub või sealt kisub või siit on ebamugav või sealt. On küll ja me ise näeme, kui me Stockeris oleme tööriideid müünud, et tihti peale väiksemad ettevõtted, kus ka omanik on ise nii-öelda töötegija, ostetaksegi kõrgema hinnaklassiga ja mugavamaid tööriideid. Ja eelkõige sellepärast, et nad hoiavad oma töötajaid läbi kvaliteetsete tööriiete ka, et samamoodi nad kasutavad kvaliteetseid tööriistu ja ka läbi siis nii-öelda tööriiete nad tegelikult näitavad seda, et nad hindavad ja hoiavad oma töötajaid. Ja see tegelikult on päris oluline, sest mugavates tööriietes tegelikult on võimalik siis tööd teha tõhusamalt. Tihtipeale räägitakse kvaliteetsesse riietusse investeerimisest, ehk siis eeldatakse, et mida rohkem raha välja käid, seda kvaliteetsema toote sa saad, mis kestab kauem. Kas sellist seost saab ka tööriiete puhul luua, et mida kallim, seda parem? Või siis on ka sel juhul teatud juurdehindlus vastavalt sellele, mis brändiga on parasjagu tegu? Tööriiete hinna määravad mitmed komponendid. Kindlasti üks komponent on kaubamärk, et suured kaubamärgid kasutavad või teevad ka investeeringuid kaubamärgi tuntusesse ja lõppkokkuvõttes see mõjutab hinda. Aga teine oluline komponent kindlasti on ka materjalid ja siis disain. Ja disaini all ma mõtlengi seda, et milline on selle toote funktsionaalsus. Et paljud tooted, mis on väga soodsa hinnaga, ongi lihtsad tooted. Ja paljudele töötegijatele need ka väga hästi sobivad. Et sõltuvalt vajadusest tasuks tööriideid valida ja kaaluda ka mõelda sellele, et tööriided on ikkagi nii-öelda kuluosa, et neid tuleb regulaarselt vahetada ja töötajal peaks olema mitu komplekti tööriideid, et ta saaks ka siis oma tööriided vahepeal pesta. Et see on ka nagu ettevõtte jaoks oluline, et töötaja ka oma olemuselt oleks siis nagu ettevõtte jaoks hea visiitkaart. Kindlasti mõned tooted on väga kõrge hinnaga. Nende puhul võib välja tuua, et ongi kasutatud tippmaterjale ja on pandud rõhku pisikestele nüanssidele ja on väga nõudlikke töötegijaid, kellele need on olulised ja nendele on siis need tööriided suunatud. Mis siis see nii-öelda kehvem variant on? Mis selle puhul kehvem on? Materjal kulub kiiremini, ei kaitse nii hästi, õmblused lähevad lahti, mis seal siis olla võib? No erinevad põhjused, aga võib laias laastus öelda, et reeglina soodsamad riided või odavad tööriided kestavad vähem ja ei ole nii mugavad ja soodsa hinna puhul siis on neid miinuseid, võib-olla lõige ei ole mugav, seda kompenseeritakse siis teinekord sellega, et ostetakse
kas 1 või 2 suurem tööriie, et tagada seda siis nagu siis liikuvust seal tööriide sees. Aga põhiline on jah, et tööriie kulub kiiremini ja ka võib-olla natuke tööriie on liikunud maailma suunas, et tööriided näevad välja väga stiilsed, väga ägedad. Nad sobivad kokku erinevate riietega. Ehk siis, et kui ongi näiteks tööjakk ja püksid, siis nad istuvad omavahel kokku, et töötajad näevad ka väga stiilsed välja. Ja see on paljudele klientidele oluline. Ideaalmaailmas saaksid kõik ettevõtted võimaldada oma töötajatele parimat lahendust. Tihtipeale see nii aga ei ole. Kas on tajuda seda, et mõned ettevõtted hoiavad kokku just nende tööriiete ja kaitseriiete kuludelt? Ettevõtted on erinevad. Paljud ettevõtted saavad aru, et töötajaid tasub hoida ja ka kvaliteetsete tööriiete ostmisega saab töötajat hoida ja motiveerida. Paljudel töötajatel näiteks on kvaliteetsed turvajalatsid. Turvajalats võib maksta 150 eurot, võib-olla 200 eurot ja see võibki olla selle töötaja kõige kallim jalats tema isiklikest jalatsitest. Aga on ka ettevõtted, kes kindlasti hoiavad tööriietelt kokku või kes näevad, et tööriie on kulu, et loomulikult tööriie ongi kulu. Et tasub leida see tasakulu koht, ei tasu ilmtingimata osta kõige odavamaid tööriideid, et tasuks leida siis selline nagu kuldne kesktee, et sõltuvalt siis võimalustest, aga tasub jah, pigem osta veidi kõrgema hinnaklassiga tööriideid. Kui tihti te soovitate üle vaadata seda, milline see standard parasjagu on, et ollakse harjunud, oleme siin 3, 4, 5 aastat seda ühte ja sama toodet tellinud, aga kui tihti peaks seda vaatama üle? Toimuvad muudatused ikkagi päris kiiresti, et tasub olla kursis, ei tasu nagu sellesse nii-öelda vanasse kinni jääda, tasub olla kursis, et eks läbi töötajate kindlasti tööandjad saavad ka ju tagasisidet, et nad näevad, mis turul toimub. Et tasub ikka hoida kursis ennast ja sõltuvalt, kust siis tööriided ostetakse läbi selle ettevõtte saab kõige parema info. Et meie Stockeris samamoodi uuendame oma tooteid regulaarselt. On paljud tooted, mis on aastaid meil müügil, aga toome alati ka uusi tooteid. Et sõltuvalt sellest, kuidas siis hankijad neid tooteid turule toovad. Et seda me kindlasti teeme ja tihtipeale klientidele on need nagu väga head lahendused. Mis selles sektoris siis uuenduslikku on? Vaatasin teie kodulehel, Stockeri kodulehel oli ka kirjas, et käite innovaatilisusega kaasas. Mis seal siis innovaatilist olla saab? Tööriiete innovaatilisus, jah, tundub, et on ka selline jalgratas, mis on juba leiutatud, aga siiski toimuvad pidevalt muudatused. Võib-olla ma toon näite turvajalatsitest, et kui näiteks turvajalatsitel on kaitseklass nõutud või on siis määratud kaitseklass S3 ja siis seda turvajalatsit S3 võib saada 30 eurost kuni 200 euroni. Et see hinna variatsioon on väga, väga suur, et on kordades erinev. Aga kallimatel turvajalatsitel on täiendavad funktsioonid. Näiteks Sixtoni turvajalatsid T3O kasutatakse kanna sees lisamaterjali, mis vähendab põrutusi 30%. Kui me astume, siis me tegelikult kogu aeg saame põrutada. Ja see põrutus ei ole mitte ainult siis jalapõrutus, vaid see põrutus kandub kogu kehale. Et kui pakkuda jalatsile mingisugust sellist täiendavat funktsiooni, siis see kohe mõjutab hinda ka. Aga see ongi nagu selline jalatsi innovatsioon, et turvajalatsile on lisatud midagi täiendavalt, mida see kaitseklass ei nõua, aga mida tootja pakub. Või teine näide on poa kiirkinnitus, mis tegelikult sai alguse mäesuusasaabastest, et saaks siis suusasaapaid kiiresti jalga ja jalast. Ja tänaseks päevaks on see liikunud siis läbi spordijalatsite, tööjalatsite kategooriasse. Et paljud tootjad juba pakuvad siis poa kiirkinnitusega turvajalatseid. Ja need on mitte ainult mugavad, et mugav kinni panna ja jalast võtta, vaid ka ohutud. Et tavaliste paelte puhul on ikkagi oht, et see
kingapael takerdub. Jääb kinni kuskile, jah. Ja inimene komistab ja kukub, et jällegi jah, poa kiire kinnitus teeb ka tegelikult turvajalasi veel ohutumaks. Enne veel, kui me väikesele pausile läheme, milline on teie tootevalikus see kõigem toode ja millised brändid praegu kõige rohkem peale lähevad? Meie oleme oma hankijateks leidnud väga vinged tarnijad. Helly Hansen, Besso, Timex Soomest, Mascot Taanist ja Sixtoni turvajalatsid Itaaliast. Ja meie suudame siis nende hankijate toodete hulgast leida oma klientidele väga head lahendused. Enamus juhtudel me leiame lahenduse ja kui me räägime nüüd, millised tooted on kõige populaarsemad, siis sõltuvalt nüüd ettevõtte profiilist müüme me väga palju tööpükse, müüme samamoodi väga palju softshell tooteid ja softshell toodetest mitte ainult siis jakid, vaid ka tööpüksid. Meie kliimas ideaalselt, eriti siis nüüd sügis talvperioodil on softshell püksid väga populaarsed. Paljud on avastanud, et see on piisavalt soe ja ei ole ülemäära soe ja näevad ka stiilsed välja. Me tõime siin alguses mõned näited. Ehitus näiteks, tööstused, metsandus. Kus veel selline tööriietus on, ütleme, enam kui soovitav ja milliste alade inimesed siis seal teie tootevalikus kõige enam ringi vaatavad? Pikemalt tasuks peatuda või millest me täna võib-olla rääkinud polegi, on kõrgnähtavad tööriided. Kõrgnähtavate tööriidete eesmärk on teha töötaja nähtavaks. Ja nähtavaks me peame silmas sellele seda, et oleks seda nähtav kas siis autodele või traktoritele või masinaga töötavatele teistele töötajatele. Ja eriti rangelt nõutud kõrgnähtud riided on ehitusobjektidel ja tee-ehitajatel. Nemad on suurema riskiga töökeskkonnas ja nad peaksid kindlasti kandma kõrgnähtavaid riideid. Eraldi küsimus on, et mis on see kõrgnähtavuse klass, sellest võiks lühidalt rääkida. Ehk siis kui silmapaistvaks see siis töötaja teeb? Jah, täpselt, et kõrgnähtud riided jagunevad 3 klassi, klass 1, klass 2, klass 3 ja klass 3 tähendab seda, et see tööriie on kõige kollasem või oranžim ja kõige rohkem on tööriidel helkureid. Mõnes riigis on ka olemas veel ka kõrgnähtav punane, aga seaduse mõttes ei ole vahet, kas on kollane, oranž või punane. Ja paljud ettevõtted tegelikult, kui nad tulevad endale tööriideid, kõrgnähtav tööriideid ostma, siis nad tegelikult ei oska seda kõrgnähtavuse klassi välja tuua. Nad tegelikult võiksid selle peale mõelda, kui nad teevad riskianalüüsi. Võib öelda, et hästi turvaline on võtta siis kõige kollasem või kõige oranžim tööriietus, et seal on siis kõrgnähtud kangast ja helkuri kõige rohkem, aga alati see ei ole ka vajalik. Mõnel juhul risk ei ole nii suur ja piisab kõrgnähtusklassist 1 ja nende riiete eelis on, et seal on ka siis tumedat materjali kasutatud. Ehk siis, kui on ikkagi selline must töö, siis kollane määrdub ja ta näitab ennast hästi välja. Kõrgnähtud riiete puhul tasub kindlasti meeles pidada, et riideid tuleb pesta. Et kõrgnähtav on ta ainult siis, kui ta on puhas. Kui on ikkagi väga must, siis see kõrgnähtus enam pole tagatud. Et seda tasub kindlasti teha. Samamoodi on nagu väike nipp, et tööriided tegelikult kuluvad kiiremini, kui nad on mustad. Et tasub tööriided pesta. Mõned kliendid arvavad, et kui nad pesevad vähem, et pesumasinas, siis riided kuluvad. Tegelikult mustad tööriided kuluvad kiiremini. Ja kõrgnähtavate riiete puhul Eesti selline praktika on, et tihtipeale ehitustel kantakse kollaseid tööriideid ja tee-ehitustel oranže tööriideid, aga tegelikult on nad mõlemad kõrgnähtavad riided ja on lubatud kombineerimine. Me oleme küll kohanud, et ka mõnedes hangetes on see sisse kirjutatud, et kui kes selle objekti nüüd endale saab, et siis ta peab kandma siis näiteks oranži värvi tööriideid. Praegu läheneme talvele, võib-olla viimased teevad veel erinevaid aiatöid, tehakse metsastöid, kas
selle hooajalisusega seoses on ka midagi, mida te just praegu tahaksite esile tuua? Ja see on hea küsimus. Hooajalisuse mõttes, kui ilmad külmemaks lähevad, hakkavad paljud inimesed varuma metsa, tegema küttepuid ja tõenäoliselt see hooaeg, arvestades meie sellist maailma, kus me elame, siis lähevad metsa tegema ka paljud need, kes varem pole kunagi käinud metsas. Tasub meeles pidada, et mootorsaega töötades peab teadma õigeid töövõtteid ja mootorsaag peab olema töökorras, ketipidur peab töötama, peab olema ketipüüdur ja nii edasi ja lisaks tuleb kanda ka õiget turvavarustust. Turvavarustusel ma pean silmas seda, et peavad olema saekaitsega püksid ja jalatsid. Loomulikult ka kiiver, visiir, kõrvaklapid ja miks see on oluline? Õnnetus ei hüüa tulles, turvakaitsega püksid kaitsevad meie jalgu. Kui juhuslikult peaks mootorsaag liikuva ketiga siis puudutama meie jalga. Te võite mõelda näiteks nii, et teades, et mootorsae keti kiirus, liikumiskiirus on umbes 20–28 meetrit sekundis, siis korraks jalga puudutades siis jõuab see kett liikuda teie jala sees mitu meetrit. Et turvapükste küll on hea, et raadios pilti juures ei ole. Jah, et kes on julgemad, siis võivad internetist otsida saeõnnetuse pilte, et siis ma usun, et nad saavad aru, et tegelikult turvapüksid on tegelikult väga olulised ja turvapüksid võrreldes siis mootorsae hinnaga on ikkagi soodsad, et turvapüksid saab seal umbes 90 euroga, lisaks turvakummikud või turvasaapad ja see töö põhimõte on see, et kui mul on turvapüksid jalas ja ma nüüd töötava saega puudutan pükse, siis spetsiaalne jõud takerdub ümber keti ja juhtplaadi otsa tähiku ja mootorsaag peatub koheselt, et ei toimu siis läbilõiget, et jalani siis teravkett ei ulatu. Ja tasub igal juhul turvapükste peal alati mõelda, et me Stockeris müüme mootorsaage juba aastaid ja me näeme, et turvapükste müügid on oluliselt väiksemad, et ostetakse turvapükse tihtipeale alles see järel, kui on juba õnnetus toimunud, et juba on jalga lõigatud. Ka minu naabrimees käis metsa tegemas, lõikas saega jalga, kiirabis õnnestus ikkagi haavad kokku õmmelda, aga ta oli või nii-öelda see töövõime tal taastus 2 kuu pärast, et tasub igal juhul turvapükstesse investeerida. Kusjuures üks mõte, mida kuulda on olnud, on see, et mis mina, et ma ei tegele selle igapäevaselt, et miks mul on vaja kõike seda uhkeid tulesi ja vilesi, aga kui tõesti ei olda professionaal, siis on ju ka igasugused õnnetused ja masinate valesti käsitsemised ju kergemad tulema, mis tähendab, et tegelikult need tingimused ja see turvalisus peaks olema ju veelgi kõrgemal tasemel, et see arusaam tihtipeale kipub olema vale. Kas on veel mingisuguseid müüte, mis tööriietega kaasnevad? Tööriietega kaasnev müüt või eripära on see, et ajalooliselt arvatakse, et tööriided on koledad. Need on koledad, sinised, koleda lõikega nööpidega riided. Et tegelikult tööriided näevad tänasel päeval välja väga stiilsed, et nad on täiesti võrreldavad matkariiete või spordiriietega, kuna ka seal matkajad ja sportlased tegelikult vajavad siis mugavaid riideid. Nii samamoodi vajavad mugavad riideid töötegijad, kes turnib katusel või kaevab labidaga maad, et igal juhul peavad olema tööriided mugavad, et see töö saaks nagu kiiremini ja mõnusalt tehtud, et ka kodukasutajad, paljud me näeme, et ostavad endale spetsiaalselt tööriided, et nad ei ole enam nii-öelda nende vanade dressipükstega või vanade teksadega kodus tööd tegemas, vaid juba ongi endale ostnud spetsiaalsed tööriided, mugavad stretškangast, ripptaskutega. Kodus tõesti kõrgnähtavaid riideid pole vaja, aga tumedad, mustad, mõnede helkuritega tööriided teevad tegelikult ka kodus töötamise väga mõnusaks. Tasub tööriideid osta või tulla uurima, millised tööriided välja näevad, et
töö saaks kiiremini tehtud. Siin saate jooksul on kõlanud erinevaid nippe eri hetkedel ja neid soovitusi, millele siis mõelda või mida silmas pidada, kui valikut tegema asutakse. Võtame need ka kompaktselt kokku. Millele siis tasuks mõelda? Esiteks, kas vajatakse siis riietust õues, toas, milline on hügieenivajadus, esinduslikkus, mis veel? Tasub mõelda sellele eelkõigele ka eelpool öeldule, et tasub hinnata oma ettevõtte esinevad riskid. Et kui erinevatel rollidel on erinevad ohutegurid, siis tasub ka siis pakkuda vastavat kaitset. Kui need ohud on nii-öelda siis reastatud või kirja pandud. Ja need on väga mõistlik teha ka tegelikult koostöös töötajaga, kes tegelikult seda igapäevast tööd teeb. Suuremates ettevõtetes ongi neid rolle väga palju ja töötaja oskab väga täpselt kirjeldada, millist tööd ta teeb ja mida ta teeb, kas või töökoha vaatlust teha, saada aru, et millise töövõtteid ta teeb ja kas ta keevitab üle pea või ta peab mingisuguseid raskuseid tõstma, mis võivad jalale kukkuda. Et läbi selle tegelikult me saame juba hinnata, et milliseid tööriideid ja jalatseid tal vaja võiks minna. Samamoodi, et kas ta töötab siis õues või sees, siseruumides, kas ta töötab ka aasta läbi õues, et kui ta on aastaringne nii-öelda väljas töötaja, siis tema varustus peab olema väga hea erinevateks aastaaegadeks, sest ilm meil on muutlik ja samamoodi temperatuur on päeva jooksul muutlik, et töötaja peab saama ennast siis niimoodi oma riietust muuta, et ta oleks kaitstud ja ka, et tal oleks mugav tööd teha. Ja see riskide näide on väga hea. Ma silmasin teie kodulehel ka seesugust toodet turvajalats, mis siis kaitseb elektrilöögi eest, ehk siis ilmselgelt me räägime elektrikust või siis elektriga töötavast inimesest, et need riskid ja selle kaardistamine on ilmselt siin see võtmetähtsusega. Ja täpselt nii. Õnneks elektrikud on meil Eestis väga teadlikud, et kui nad õpivad seda eriala, siis räägitakse elektrilöögist ja kaarleegist väga palju. Ja seal on tegelikult küll võib-olla üks märkus, et peavad olema tõesti õiged jalatsid, aga peavad olema ka õiged riided. Et elektriku riietus on väga spetsiaalne riietus ja meie tootevalikus on Timexi multikaitsega riided. Multikaitse tähendab seda, et on erinevad kaitsed sellel riidel ja riietusel. Reeglina see multikaitse tähendab seda, et on kaitse ka kaarleegi eest, ehk siis sobib elektrikutele, aga see multiriie võib kaitsta ka näiteks keemiatööstuse töötajaid, samamoodi keevitajaid ja reeglina on nad ka veel kõrgnähtavad. Aga pelgalt sellest nii-öelda tööpüksist ja jakist elektrikule ei piisa, millel on see õige kaitse, vaid elektrik peab kindlasti kandma ka õiget termopesu, et võimaliku kaarleegi korral valepesu ei sulaks selga. Ehk siis õige termopesu, elektriku termopesu ei sula töötajale selga, et seda tasub kindlasti tähele panna, et kui ikkagi objektile minna, et siis elektrik kasutaks ka õiget termopesu. Ja väga detailide rohke ja nüansside rohke tundub olevat see tööriide maailm samamoodi. Aga kellele ei meeldiks kiita saada, kas te oskate tuua siin välja ka mõningaid ettevõtteid, kes eriti esinduslikud on selles osas, et nende töötajad saavad alati selle, mis on parim? Eestis tegelikult on pilt väga hea. Paljud ettevõtted tegelikult ostavad kvaliteetseid tööriideid ja kvaliteetseid tööjalatseid. Eriti me näeme seda eelkõige turvajalatsite ostmisel. Meil on 3 hankijat, kes siis pakuvad turvajalatseid. Besso, Helja Hansen, Sixton ja Sixton väga kvaliteetne tootja, paneb rõhku paljudele detailidele. Tooted ei ole odavad. Tooted ei ole ka kallid, on mõistliku hinnaga, aga paljudele ettevõtetele või paljud ettevõtted on aru saanud, et mõistlik on osta kvaliteetsed jalatsid oma töötajale, kes on siis päev otsa jalgadel.
et ta tunneks ennast mugavalt, et ei tasu siis seal nii-öelda raha kokku hoida ja osta talle siis sellised odavad jalatsid, mis kindlasti pakuvad seda sama kaitset, aga ei paku täiendavat kaitset ja ei paku seda mugavust. Ja ma nimeliselt ei tahaks ettevõtteid välja tuua, aga neid ettevõtteid on ikkagi Eestis järjest rohkem ja me näeme ka, et me natukene õpime, võib-olla isegi õpime päris palju Põhjamaadest ja kõrgnähtavad riided näiteks on tulnud Eestisse ka ikkagi Soomest, et Soomes on kõrgnähtavad riided nõutud oluliselt laiemalt kui Eestis. Eestis see teadlikkus järjest suureneb ja juba ongi väga heal tasemel, et kui me käime kuskil kaubanduskeskuses või toidupoes, siis me näeme tihtipeale töötegijaid, kellel on kõrgnähtavad tööriided seljas. Et ehk siis, et kõrgnähtavad riided tööriiete hulgas kasvavad kiiresti. Koguvad populaarsust. Aga e-kaubanduse sinna nüanssidesse me kahjuks minna ei jõua, aga kerge soovitus mõte siia, kas e-poes tööriietuse valimine ja tellimine, ostmine, on see hea? Või peaks ikkagi käima kuskil müügiesinduses? 2 varianti jah, et kas osta veebipoest või tulla Stokkerisse koha peale ja saada head nõu. Tegelikult internetist veebipoest osta ma julgustan küll, et tegelikult reeglina tootjate suuruste tabelid on suureks abiks, inimene saab teada, et kui ta teab, et tema suurus on näiteks M, et ta saab siis selle tootja mõõdutabeli järgi endale selle M-suurusega jope või tööpüksid tellida. Aga tööriidete puhul ma soovitan alati tööriideid proovida. Pange jalga, pange selga, pange tööjalatsid jalga, tehke mõni kükk, astuge mõni samm. Te saate aru, kas see turvajalats kuidagi surub teile jalale, kas see turvanina kuidagi hakkab teie jala peale. Et kui ikkagi on märgid, et on ebamugav, siis jätke ostpooleli, ostke või õigem järgi jätke poolel, vaid ostke siis muu mudel. Proovige midagi muud. Mõni parem ja mugavam. Midagi paremat, jah. Aga me näeme, et veebi kaudu ostetakse tööriideid järjest enam ja reeglina inimesed ikkagi teavad oma suuruseid ja jäävad oma ostuga rahule. Nii, aga siinkohal me võtame oma saate kokku ka. Meie saateaeg on siin ümber saanud ja Stokkeril siis on ka eraldi esindused, kauplused ja on siis ka veebipood, kus kõik tootevalik nähtav on. Ja mis muud, kui soovin Stokkerile palju edu ja aitäh saatesse tulemast ja tööriiete maailmat meile siin kuulajatele veidi avamast. Aitäh Stokkeri tootejuht Egert Pedastsaar. Aitäh kutsumast. Ja mina olen saatejuht Mai Kroonmäe. Tänan ka teid kuulamast, kõike head ja järgmiste saadeteni.